Aitüma, Lisanna, selle väga põhjaliku ja meelitava sissejuhatuse eest, kahtlemata. Muuseas, sa, Lisanna, tegid mul nüüd pool eeltööd ära, et mul oleks teatud kontekstis siin täna vaja olnud tõesti ennast veidi põhjalikult tutvustada. Õige pea näete, miks. Aga nüüd on jah, see vaev on juba sisuliselt ära nähtud. Mina olen teie tänane jutuvestja. Ma ei tea, kuivõrd see minu ettekande kontseptsioon erineb sellest, mis te olete siin täna näinud ja kuulnud. Ma ei ole hommikust saati siin olnud. Ma jõudsin Johan Randvere ettekande poole pealt. See oli väga tore ja meeleolukas ja mulle see väga meeldis. Ja mina tõesti olen üks neist, kes täitsa julgeb ja kindlasti lähebki järgmine kord Johani juurde tere ütlema, sest et tema on ka minu endine sõber tuttav, me oleme nimelt koos orkestrites mänginud. Et kuigi Johanist on saanud tänaseks professionaalne muusik, ma ütleks, et Eesti üks paremaid muusikuid, siis minust ei ole seda saanud, pole hullu, igaüks ei peagi selleks saama, aga jah, kunagi nooruspõlves me mängisime Võru muusikakoolis koos orkestrites ja tema isa muuseas, Jaan Randvere, olgu tema ka tervitatud, oli minu Metsasarve õpetaja. Aga okei, Metsasarve mängust ma täna siiski ei plaaninud rääkida. Mina tahan teile rääkida täna mõningaid pajatusi ärategemisest ja kurtusest, kurt olemisest. Mis mõttes täpsemalt, eks te õige pea kuulete. Aga enne veel, kui on mul võimalik minna nende konkreetsete lugude juurde, pean ma tegema teiega head kuulajad natuke eeltööd, tõepoolest. Sest et vaadake, lugusid on maailmas mitmeid setmeid sorte. Tõesti, ja kõiki neid erinevaid lugusid on võimalik rääkida veel rohkematel erinevatel viisidel. Ja see minu tänane valik on siis selline, et kui ma neid ei aseta mingisse konteksti eelnevalt, kui ma ei seleta lahti, et kes ma õieti olen, kust ma tulen, miks ma midagi teen, miks ma midagi tegemata jätan, et siis need lood lihtsalt ei, nagu tänapäeva noored ütlevad ilusas eesti keeles, ei make'i sense'i, eks ole. Et mina loodan siis, et need lood pärast minu seda väikest prelüüdi siin hakkavad teile sense'i make'ima. Tegelikult jah, see on nagu, ma nimelt rõhutan seda sellist rumalat keelt, sest et ma olen väga suur eesti keele armastaja ja ma alati väga vihastan, kui eesti keelt ei armastata. Mina väga armastan. Ahaa, õige, ma juba tabasin ära, mis ma valesti teen. Oi, kui tumedalt ma seal olen. Aga pole hullu. Lisanna juba minu nime tutvustas ja selle kordamine läks juba siin minu poolt piinlikuks, aga ma käiksin üle oma eluloo kiirkorras selles mõttes, et mõned pidepunktid, mida on vaja minu täna mõistmiseks. Ma olen Võrust pärit, Võrus sündinud ja kasvanud. Ma olen lihtsast perest pärit, võib isegi öelda, et vaesest perest, sedagi ma rõhutan põhjusel, et ühel hetkel ühes loos see siin hakkab rolli mängima. Ja kui mu koolitee Võrus, Võru Reutselde gümnaasiumisse jäi otsa, siis ma jõudsin omadega Tallinnasse. Sest nimelt minu liisk, mul oli väga palju huvisid, hobisid toona, minu liisk lõpuks langes õigusteaduse õpingute kasuks. Ma olen selle valikuga väga rahul, mul on see distsipliin väga meeldinud, ja see on mind hästi kohelnud, see valik. Aga tõesti, ma rõhutan, ma jõudsin Tallinnasse, Tallinna ülikooli, mitte Tartu ülikooli, eks ole. Eestis õpetatakse õigusteadust 3 erinevas kõrgkoolis, Tartu ülikoolis, mis on see õigusteaduse lipulaev, ma selleni veel jõuan, ja siis ka 2 väiksemas vennas, Tallinna ülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis isegi ka. Aga jah, mina sattusin Tallinna ülikooli. Miks? Sellest õige pea. Juuraõpingud lõpetatud, asusin ma täitma erinevaid juristi elukutse ameteid. Õieti juba tegelikult seal juuraõpingute lõpupoole, aga see oli selline kooli kõrvalt tegutsemine poole vinnaga värk, eks ole. Aga kui jah, juura magistrikraad käes, siis nagu läks päris asjaks, eks ole. Olin alguses advokaat 2 erinevas büroos, siis tõepoolest, nagu Lisanna väga lahkelt mainis, siis õnnestus mul kuidagi läbi mingisuguse imenipi saada selliseks asjameheks nagu riigihangete vaidlustuskomisjoni kohtunik, väga kohmakas nimi. Ma pikemalt ei hakka seletama, millega see huvitav asutus tegeleb, see pole meie tänane fookus, aga sinna ma kuidagi sattusin. Sellist asjameeste ametiaeg on 5 aastat, see minu jaoks saigi tänavu maikuus läbi ja nüüd olema siis ringiga tagasi erasektoris
fantastilises advokaadibüroos nimega Nove, et seebitati mind ära, kuigi ma oleks võinud ka jätkata selles riigiametis, aga tundsin, et on aeg mingi uus väljakutse leida. Ja muuseas, olles täna siin teie ees nii-öelda jutuvestjana, ega ma ei tunnegi ennast nii väga võõras rollis, sest et muuseas olen kunagi tegelikult ka harrastusnäitlejana nii-öelda kohalikul tasandil Võru Linnateatris, seal on tulnud nii-öelda etelda, näidelda, jutustada lugusid ja tegelikult mis see advokaadiamet ka muud on kui üks jutuvesti amet, natukene ülekantud tähenduses, aga oma tuumprintsiibis siiski. Jah, okei, advokaate on ka erinevaid sorte, on sellised tehingunõustajad, kes nokitsevad võib-olla kuskil pimedas kambris lepingutega hommikust õhtuni ja välismaailmaga väga kokku ei puutugi, vahetavad kliendiga mõne meili ja see ongi kõik. Aga teine sort, kuhu mina ka kuulun, on siis need niinimetatud kohtuadvokaadid, kes tegelevad siis klientide esindamise ja kaitsmisega vaidlustes. Ja see tähendab, et on siis kokkupuudet erinevate vaidlusorganitega, kohtuga, avalikkusega ja kõikidel nendel areenidel tuleb siis oma kliendi positsiooni võimalikult usutavalt presenteerida, eks ole. Üks, ma ütleks isegi väiksem killuke sellest on see, et sa suudad oma jutu siis sellele vaidluse lahendajale, kohtunikule õiguslikult usutavaks teha. See õiguslik pool on, ma ütleks tõesti isegi see murdosa sellest. Aga see suurem osa, see suurem kunst selle asja juures on just nimelt selle narratiivi loomine, et sa suudaksid oma kliendi mure, tema selle nii-öelda laias mõttes selle elu loo lahku kirjutatuna tõesti siis selle otsustajani viia, et ta mõistaks seda, ta saaks aru, tal tekiks mingisugune kaastunne mõistmine ja see otsus tuleks kliendile soodne. Aga see selleks. Jälle sattusin natuke rajalt kõrvale. Jah, ühesõnaga olen pendeldanud siin advokaadi ja kohtuniku rolli vahel ja kõrvaltööna olen ka siis Tallinna Ülikoolis õppejõud, loen seal riigihanke õigust. Jälle suunan valesse poole. Nii, kas ma saan nüüd pihta? Jaa, olen välja andnud 2 raamatut, see selleks, ühes neist tuleb täna veel natuke põhjalikumalt juttu ja minu viimane avastus, ma siin olen ka elus erinevate asjadega tegelenud, on siis see podcasti maailm, mida ma saan aru, et Johan Randvere ka markeeris oma ettekandes, nimelt suure elupõlise kirgliku fanaatilise spordifännina ma lõpuks otsustasin, et ma viin ellu oma ühe pikaajalise, ma ei tea, kas unistuseks on seda palju nimetada, aga võib-olla sellise soovi, salasoovi, et ma tahaksin oma kätt proovida tõesti siis nagu ise sellises poolajakirjanduslikus töös, nimelt siis usutleda erinevaid, ma ei tea, endisi, praegusi tippsportlasi, muidu spordile olulisi tegelasi. Ja tõepoolest 5 osa ma seda podcasti olen juba teinud, stuudiost on läbi käinud väga erinevad inimesed, näiteks Saskia Alusalu viimati käis, ütleme, naisterahvastele ta tavaliselt seondub sellega, et ta on Anett Kontaveidi boyfriend, aga minu jaoks on ta rohkem ikkagi jalgpalliklubi Levadia kapten Brent Lepistu ja ühesõnaga neid inimesi on veel olnud, et kes tunneb huvi, siis jumala eest leiate podcastide keskkondades selle üles. See on see isiklik taust, mille baasilt ma nüüd teile täna neid jutte rääkima hakkan. Aga veel on natuke vaja teha eeltööd, enne kui me saame esimese looni jõuda. Nimelt, kuidas ma ikkagi nüüd täna teile neid lugusid serveerima hakkan ja mis lugusid. Minu põhipoint, võib-olla kõige rasvasem olulisem point on see, et ma ei ole täna siin kuulutamas mingisugust jumalikut tõde, õpetamas teid, et vot nii on õige elada, vot ärge neid asju tehke kindlasti või vastupidi neid asju tehke. Et ma ei tunne ennast olemas sellises moraalses positsioonis, et siit kõrgest kantslist, kuigi ma siin kõrgel asun, mingisugust õppust jagada, vaid et just nimelt ma tahaksin koos teiega lihtsalt mingisuguste konkreetsete eluliste lugude näitel meenutada mingisuguseid asju. Sest et ma ise olen tähele pannud, et kuigi meid ümbritsevad ju sellised väga triviaalsed, isegi sellised lapselikult lihtsad teadmised, mis päeva lõpuks taanduvad sellisele, ütleme, isegi piibellikule 10 käsule tõesti, et ole viisakas, tee head ja nii edasi. Aga need sageli kipuvad meil ununema ja seda ma ei mõtle ega ütle kuidagi nagu pahasti, see on lihtsalt üldinimlik ja ma arvan, et eks see minu tänane ettekanne ole ka mulle selline poolterapeutiline kogemus, et jälle on mõned ilusad asjad meelde tuletatud ja jumala eest ma leian, et seda on aeg-ajalt vaja inimestel.
ja ma seda tehes kasutan just nimelt teiste inimeste lugusid. Ma olen tähele pannud, et inimesed on kuidagi selliselt üles ehitatud, nende juhtmestik on kuidagi seal sees niimoodi paika pandud, et kuigi absoluutselt teil kõigil siin saalis viibijatest on mingisugused omad lood, mingisugused täiesti fantastilised kogemused, millest on nõnda palju teil endil teistel kaasa võtta, siis inimene kuidagi üles ehitatud niimoodi, et ta nagu enda kogemuste varamust võib-olla nii palju ei suudagi neid õpetlikke asju leida või võtta. Aga kui inimene kuulab nagu kedagi teist, siis ta vaatab sageli, et vau, vaata, kuidas tema on teinud. Mõtle, kui inspireeriv ta on. Ja see ei pruugigi olla nii fundamentaalselt halb mu meelest, sest et täitsa tore on ju, kui me ühiskondlikult ligimesega evime üksteise suhtes selliste innustamis- ja eeskuju funktsiooni. Nii et minagi täna kasutan teiste inimeste lugusid ja selles mõttes ka ikkagi enda lugusid osalt, sest et teie jaoks olema teine inimene, eks ole. Aga ma toon sisse ka minu vaatest teiste inimeste lugusid. Aga minneski nüüd esimeseni neist, siis ma alustaksin sellisest loost, mille ma võtaksin kokku koodnimetajaga Ülesmäge võitlus. Nimelt, ma olen nüüd oma enesetutvustuse raames markeerinud mõningaid pointe, et ma olen siit Võrust pärit, lihtsast vaesest perest, sattusin Tallinna ülikooli juriidikat tudeerima. Ja see kõik kompott kokku ongi siis tähendanud seda, et selles juuramaailmas on mul, kui tuua mingi kaardimängu paralleel, kõige alguses kätte jagatud selline, ütleme, üpriski nigel käsi. Miks? Ma ei tea, võib-olla te olete kursis, võib-olla mitte, aga juuramaailmas on natuke selline asi umbes nagu on Eesti teatrimaastikul. Meenutame, et Eestis saab näitlejaharidust 2 kohast. On see Tallinna, see niinimetatud Lavakas, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, see lavakunstikateeder, niinimetatud Pansokool, ja seda siis peetakse selliseks näitlejahariduse selliseks, lipulaevaks, eks ole, et vot seal tehakse seda suurt ja õiget kunsti. Ja siis saab näitlejaharidust ka Viljandist. Ja selle Viljandi osas, mitte et mina neid sentimente jagaks, aga selline ühiskondlik kuidagi üpriski prevaleeriv arusaam on niisugune, et tead jah, et las nad Viljandis seal teevad, midagi põlve otsast teevad, et kui nad nii väga tahavad, siis las nad olla, eks ole. Et kuidagi selline nagu ülat alla vaatav suhtumine selle Viljandi suhtes. Ja täpselt samamoodi on ka juuramaailmas, et on see Tartu Ülikooli õigusteaduskond, eks ole, Alma Mater, Rahvusülikool, seal 17. sajandist saati on antud õigusharidust ja nii edasi, et vot see on see õige koht ja siis on need lollikesed väikevennad seal Tallinnas, eks ole, ja üleüldiselt kõiki neid Tallinna Ülikooli juuratudengeid ja neid, kes on juba sealt selle diplomi kätte saanud, neid vaadatakse ka nagu sellise nagu pidalitõbiseid, et et sa oled Tallinna Ülikoolist, okei. Ja mind on ka see taak nagu terve elu saatnud, eks ole. Ja mul on mõned head näited ka selle kohta kohe tuua. Ma olin 2. või 3. aasta tudeng, igatahes bakalaureuse astmes ja punkt 1 õppekava läbimiseks oli vaja teha selline üks kooliväline praktika, aga mina tahtsin neid praktikaid teha ka lihtsalt puhtast enesearengu huvist lähtuvalt, eks ole. Ja käisin siis ühes advokaadibüroos praktikavestlusel, selles mõttes, et kas ma üldse saan sinna praktikale, mitte tööle, vaid lihtsalt praktikale, tasuta tööjuks neile. Ja siis selle büroo juht istub minuga seal ja vaatab seda CV-d ja siis niimoodi, mõmiseb ja mõtleb ja siis küsib niimoodi, et Tallinna Ülikoolist ja ma ütlesin, olen, Kas sul mingisuguseid tutvusi on advokaadimaailmas, küsib ta mult. Ma ütlesin, et ei ole, et ma olen Võrust ja mul ei ole ühtegi advokaati, juristi pole nagu ei lähemas tutvusringkonnas ega perekonnas. Ja, siis sul saab ikka päris raske olema, ütles ta mulle niimoodi. Ja meie vestlus siis katkeski sellega, ta ütles, et me võtame sinuga ühendust ja siis ehk siis näeme. Ja muidugi ühendust minuga kunagi ei võetud
ja noh, täna, kui noh, ma olen nüüd 30-aastaseks saanud, üht-teist on õnnestunud teha, tuleb niimoodi ebaeestlaslikult läbi hammaste nentida, et kõige halvemini polegi elus läinud, siis ma olen vahepeal ikka mõelnud niimoodi, muidugi läbi huumoriprisma, ma päriselt nii ei teeks, aga ma olen mõelnud, et peaks sellele inimesele saatma väikse sellise tervitus, sellise puuviljapuketi kaardi juurde panema, et nüüd Mart Parind tervitab. Üks suvaline näide paljude seast. Teine näide. Käisin esimesel õpinguaastal käisin Tallinna tudengitega, päris paljud neist olidki siis Tallinna Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli tudengid, sekka oli ka mõningaid Tartu Ülikooli Tallinna filiaali tudengeid. Igatahes käisime bussireisil Tartus. Oli selline õppereis, käisime Tartu Ülikooli selles peamises hoones, kus juristid õpivad, käisime Tartu vanglas ja Riigikohtus ja kus kõikjal veel. Ja siis Tartu Ülikoolis võttis meid vastu üks härrasmees, ma jätan nime enda teada, ja ta vist ei olnud teinud seda, millest rääkis just Johan Randvere ehk tööpublikuga, et minu jaoks tööpublikuga algabki sellest, et sa kõigepealt teed endale selgeks, kes on sinu tänane auditoorium. Igatahes see vend lendas sinna, nüüd ma kasutan jälle seda huvitavat estonglishit, et lendas sinna laivi lihtsalt, ilmselt nagu ette valmistamata ja asus siis nagu neid teisi ülikoole peale Tartu Ülikooli julmalt maha tegema. Tal olid mingid slaidid statistikaga, et et vaata, Tartu Ülikool on see, Tallinna Ülikool on siin, Tehnikaülikool on veel madalamal. Ühesõnaga, ma olin toona ju, ma ei tea, 8-10 aastat noorem, veri vemmeldas, siis mul oli küll nii, et ma läksin üle kere, läksin punaseks, rusikas läks niimoodi pingesse, aga ei, ma suutsin nagu talitseda, aga ühesõnaga, mina ja paljud teised tundsid ennast väga pahasti ja see jälle nagu tekitas meis seda, et vaata paari aasta pärast, et küll me näitame. Ja üks päev siis tuligi kätte see, kui me näitasime siis. Nimelt, ma ei tea, kellel on siin hiljutine ülikooli kogemus endal või kellel on, ma ei tea, sõber, tuttav, laps ülikoolis, see võib-olla teab, et tegelikult ole sa millises ülikoolis tahes, sul on võimalik külalisüliõpilasena võtta aineid ka teistest ülikoolidest, eks ole. Natuke asja ajamist kaasneb sellega, aga põhimõtteliselt on võimalik. Ja siis minagi koos oma 2-3 kursakaaslasega otsustasime võtta ühte õigusteaduslikku ainet Tartu Ülikoolist. Lihtsalt põhjusel, et see aine huvitas meid, aga seda meie ülikoolist, Tallinna Ülikoolist ei loetud. No nii, läksime sinna siis kohale, esimene loeng, võõrad näod teistel, eks ole, auditooriumis, siis hakkas selline kahin pihta, et kuulge, kes need on? Siis keegi kuskilt teadis öelda, et need on need Tallinna Ülikooli tudengid, kõik olid, oi. Ka vaadati umbes nagu pidalitõbiseid, et hoidke neist kaugele, eks ole. Käisime selle aine läbi, üks semester kestev aine, oli eksamipäev, eksam sai tehtud ja siis oligi niimoodi, et oli vist mingi tudengiorganisatsiooni üritus, kus me ka kõik jällegi kokku sattusime ja tänapäeva moodne värk, et hakkasid eksami tulemused just tol õhtul hakkasid siis telefonidesse piiksuma kõikidel. Nii siis hakkavad inimesed vaatama ja et kuuleme seal tartukad ka räägivad, et jaa, ma sain D, jaa, kes sai seal E ja võib-olla mõni õnnelikum said C ja siis need Tallinna Ülikooli pidalitõbised tegid oma telefoni tahti, vaatasid, aha, nii, A. Siis nendel tartukatel oli muidugi küsimused, et mis asja, et kuidas see võimalik on, et Tallinna Ülikool ja värki, aga mis meile nagu seletada oli, et ega lihtsalt et ära hinda raamatut kaane järgi. Ja kui juures tollest momendist alates vähemalt siis nende tudengitega suheldes oli see pidalitõbi meie palgelt siis kadunud, kuigi jah, ühiskondlikus vaates ilmselt seda hoiakut kas ei murra kunagi või siis võtab see väga kaua aega. Aga jah, selline, mine saad nüüd teha, mis see loo põhiline point on ja ma tahangi rõhutada, et kõik need minu tänased lood, ma kindlasti ei hakka neid sedasi nagu tõlkima teile, et nii, sellest loost on nüüd vaja teil tarvis kaasa võtta, vot see või too, iva. Et teil on kõigil peakesed otsas ja minu arust lugude üks võlu ongi see, et igale kuulajale annab ta midagi erinevat. Ja siis jällegi, nagu ka rääkija, siis iga kuulaja tuleb täiesti erinevast taustast, erinevast kontekstist ja võib-olla need lood, mis ma täna räägin, ma ei tea, personali inimesele tähendab ühte, mõnele spordivaldkonna inimesele teist, vallajuhile midagi kolmandat. Nii et jah, mina nagu liigselt siin kommentaari, aga ma ei hakka, mina lihtsalt kannan oma lugusid ette. Siit edasi minnes üks lugusid, mida mulle meeldib tõesti kõik võimalikel ja võimatutel juhtudel rääkida, ongi just nimelt see lugu sellest, kuidas ma sattusin, olles 24-aastane, ma ikka tagantjärele vaatan ise ka, et päris noor, et kuidas see küll läbi läks, sattusin sellises ametis tõesti nagu riigihangete vaidlustuskomisjoni kohtunik.
õiguse mõiste. Ma kujutan ette, et kui teie nüüd paneksite täna oma silmad kinni ja ma ütlen teile, et palun visualiseerige endal silme ees kohtunikku. No ilmselt teile siis kangastub seal mingisugune, olgu ta mees või naine, aga ilmselt te visualiseerite ta sellise, ma ei tea, vähemalt 45-50 aastase elutarga kogenud inimesena. Ja üldiselt see selline, Harju keskmine selline standard ongi, eks ole. Aga vahetult pärast seda, kui ma olin ülikoolis juura magistrikraadi omandanud, nägin ma kuulutust. Otsitakse uusi riigihangete vaidlustuskomisjoni liikmeid. Sest et lihtsalt see varasema komisjoni ametiaeg, 5-aastane ametiaeg oli läbi saanud, just tol aastal. Ja mulle riigihanked väga pakkusid huvi, ma võin öelda, et ma olin tolleks hetkeks justkui sellele alale juba nagu spetsialiseerunud, midagi ma teadsin sellest. Ja mõtlesin siis, et iseenesest oleks mul nagu unistuste töökoht, aga ma andsin endale aru, et ma olen just äsja ülikooli lõpetanud, ma olen 24, et no way, eks ole, jälle inglise keeles. Võib selle idee vist sinna paika jätta. Aga mõtlesin, et siiski mardikene mängu ilu ja mängu lõbu mõttes anna see CV sisse. Tee see trall kaasa, et midagi kaotada ju pole. Andsingi CV sisse, seal oli vaja mingi essee veel kirjutada, käisin isegi vestlusel ja muuseas teades ette, kuna see oli konkursi tingimustes kirjas, et see vestlus tuleb ka, siis ma juba kuskil 1,5 enne hakkasin habet kasvatama. Sest et täna ma olen ka selline värskelt raseerituna, võib-olla näen välja nagu 14 mõnele, aga toona oli see asi veel hullem, et võib-olla ma nägin nagu 9-aastane siis välja. Aga ma püüdsin selle habemega nagu natuke päästa, et tuleb süge, et ajasime häälega veel madalaks ja ütleme, see habe nagu kokkuvõttes vist väga palju ei päästnud, sest et seal vestlusel tuli jutuks ka minu vanus, et võib-olla kui nägu pettis ära, et siis ikkagi nad taipasid ka isikukoodi vaadata. Aga ütleme, et jah, rääkisime seal vanusest ja minu sõnum oligi see, et okei, et kui äärmused välja jätta, ilmselt nagu 7-aastane või siis täiesti raugastunud 97-aastane ei saa ilmselt selle kohtuniku ametiga hakkama, aga kui inimene olgu ta siis 24 või ma ei tea, 72 on, et kui ta nagu reaalselt teab ja oskab ja tahab, et siis miks mitte, eks ole. Tundub, et lepiti sellega, sest oligi niimoodi, et oli üks, see pidi olema argipäev ikkagi, sest ametiasutusest võeti minuga ühendust, aga ma mäletan, et ma magasin veel sügavalt hommikusel tunnil, sest et ma olin just äsja saabunud ühelt puhkusreisilt, hästi pikalt lennureisilt, ma käisin Baalil ja tõesti nagu magasin pikast lennureisist välja ja järsku siis telefon heliseb, ma unesegaselt võtsin vastu ja siis öeldi, et tere, mina olen Rahandusministeeriumist Marge. Te olete osutunud valituks riigihangete vaidlustuskomisjoni liikme ametikohale. Ma vaatasin, mida nüüd, ma nagu täitsa pulli pärast tegin selle protsessi kaasa, ma polnud mõelnudki, et mis nüüd siis saama hakkab, nagu kui päriselt see läbi läheb, aga vot, läks. Ja see ongi mul õpetanud, et kui sa nagu unistad millestki, kui sa soovid midagi, kui sa näed ennast kusagil, siis oleks äärmiselt rumal vastavaid võimalusi kasutamata, et lihtsalt põhjusel, et mis mina. Näete, nüüd ma jällegi enda sõnade vastaselt, enda lubaduste vastaselt hakkasin seda lugu nagu justkui lahti tõlkima, aga olgu jah, see oli see, mida mina sellest kogemusest sain, et võib-olla on siin teisi tõlgendusi ja tõlgitsusi veel. Ja nüüd ma räägis natukene sellest, kuidas sündis minu viimane raamat, mis räägib Euroopa Liidu õigusest. Jah, Euroopa Liidu õigus, see selleks, see pole praegu selles kontekstis nõnda tähtis, aga tõepoolest tähtis on see võib-olla, et see on üks õigusvaldkond, mis mulle väga suurt huvi pakub, ma võin öelda, et ma olen sellele aastate jooksul spetsialiseerunud, ma olen selles, ütleme, mis siin salata, mõõdukalt hea ja ühel hetkel siis alustasin ma sellega, et ma enda nagu veel suuremaks harimiseks sellesse valdkonna sisse lugemiseks ma tõesti hakkasin erinevaid kohtulahendeid ja loetud teadusartikleid ja mida kõike veel sel teemal, selle Euroopa Liidu õiguse teemal, hakkasin nagu enda jaoks konspekteerima. Ja seda siis just sel lihtsal põhjusel, et ma ei tea, võib-olla mäletate oma kooliajast, et kui te kurikavalal moel valmistusite mingisuguseks tunnikontrolliks või eksamiks, või kontrolltööks või kuidas neid nimetati, eks ole, ja tegite selle tarbeks endale spikri, ehk et kirjutasite mingi teema endale läbi, kas kirjutasite mingid valemid välja või mingisugused muud tarkused, siis sageli juhtus, et selle füüsilise läbikirjutamise ja sellega seonduvalt siis ka selle asja niimoodi veel topelt läbimõtlemise käigus saigi see valdkond ja see teema nõnda selgeks, et tegelikult teil seda spikrit nagu faktiliselt vaja ei läinudki. Et justkui see spikri koostamine oli tühi töö, aga mitte siiski, tegelikult otse vastupidi, te tegite selle asja endale kristallselt selgeks, eks ole.
ja no, selles vaimus mina ka siis neid loetud kohtulahendeid ja loetud teadusartikleid nagu enda jaoks lihtsalt kirjutasin ja kirjutasin läbi. Ja mingi hetk sai seda materjali nii palju, et ma mõtlesin, et noh, kuidagi närb ja niru oleks, kui need materjalid jäävad lihtsalt minu laptopi istuma õnnetult üksinda, lihtsalt minu silmade jaoks. Ja vaat sellest hetkest alates ma mõtlesingi, et et hakkaks teda nagu üha viisakamaks kirjutama, kuidagi niimoodi vormistama nagu ametlikumalt, kuni mingi hetk ma mõtlesin, et nüüd ma olen omakorda sellisesse arengufaasi jõudnud, et kaugele see raamatki siit on, eks ole. No, ja siis ma juba tegutsesin selle raamatu visiooniga. Okei, tekst sai valmis kirjutatud, aga no siis edasi oli küsimus, et mis siis nüüd saab, sest et raamat, see on ainult pool tehtest, see raamatu tekst valmis kirjutada, eks ole. Raamat on vaja ka ilmutada, niinimetatud kirjastada. Siis oli minu ees erinevaid varikuid, kas pöörduda mõne olemasoleva nagu nii-öelda, jutumärkides reaalse kirjastuse poole, kes siis ilmselt ostab mul selle käsikirja ära, kõik teeb mul ette taha ära, organiseerib trükkimise, kaanekujunduse, keeletoimetuse, mis iganes kõik sellega seondub, müügiprotsessi, et umbes, et võtke siin on minu tekst ja andke mulle natuke vastu ka ja olengi õnnelik. Aga ei, mina seda ei soovinud, minu kindel soov oli, et ma tahan elus ühe raamatu sünnitada esimesest silbist kuni siis poelettidele jõudmiseni. Ehk et ma ise kirjutan ta valmis ja ise ka kirjastan. Ja nii saigi minust ise kirjastaja. Aga jah, mitte sellest ma ei tahtnud teile täna rääkida. Ühesõnaga, selle loo mõte on see, et ma käisin vahepeal siis küsimas ühest ametiasutusest rahastust. Sest ega kirjastamine ei ole ka selline, et 3-5 känd ja tehtud, vaid et see ikkagi natuke maksab ja õige palju, ma võin öelda. Ma andsin selle rahastamistaatuse sisse, ma täna jubedalt kahetsen seda, et ma seda tegin, see oli väga, väga kole kogemus, ma ei hakka siin niimoodi kõike seda taaselustama, ei ole ka tähtis, aga ühesõnaga see valmistas mulle suurt pettumust. Ma kohe alguses ütlesin ära, et vaadake, et mul on sellised tingimused, mul on siin käsikiri ja ma annan selle teile kujul, nagu ta on. Et kui te ütlete mulle, et teie rahastajana rahastate seda käsikirja ainult siis, kui ma seal midagi muutma hakkan, et siis jääb katki kaup. Sest et vaadake, õigusteadus on selline valdkond, kus ei ole niimoodi, et sul on võimalik kirjutada ainult, et 2 + 2 on 4, et on ainult üks õige vastus, vaid õigusteadus seisnebki ju argumenteerimises, eks ole. Et on olemas erinevad argumendid, erinevad konstruktsioonid, teooriad, eriti peene sõnaga doktriinid ja nii edasi. Ja seal võib olla inimeste vahel erimeelsusi. Ja teine punkt, mis ma ütlesin, et ma kindlasti tahan seda ise kirjastada, sest mul oli kindel visioon, milline see raamat välja peab nägema visuaalselt, kuidas ta peab käe all tunduma, et millisest kaanematerjalist ja nii edasi. Ma tahtsin sellist kvaliteetset asja teha. Sest et Eestis on põhimõtteliselt seni üks kirjastus, mis juriidilise sisuga raamatut kirjastab. Väga tubli kirjastus, ma olen nendega koostööd teinud, aga need asjad ei ole päris sellisel tasemel, mida ma ihkaks oma lapsukesele saada. Ja kiuste vastu minu pakkumist siis tuldigi mulle niimoodi, et nii, Mart, et raha saad sa siis, kui sa selle peatükki ümber kirjutad. Neil ei olnud otseselt etteheiteid, et see, mis sa siin kirjutad, on vale, aga vaadake, juristid on ka sellised kõrge egoga inimesed, et vähemalt osad neist, eriti sellised vanema koolitegijad, kes vaatavad, mis see noor nagamann siin tuleb oma raamatuga, et kirjuta ümber nii, nagu mulle meeldib, oli see sõnum, siis saad raha. Ma ütlesin, et ei kirjuta. See on minu põhimõte, mina sellest ei tagane, et ma tõin teile selle käsikirja as is kujul ja te kas rahastate seda või ei rahasta. Okei, see teema pandi nurka, et et see, et ärme see on see konfliktne teema, et see läheb võib-olla haisama, et ärme seda natuke aega puutu, tuldi uue nurga alt. Nii. Aga tead, et see ise kirjastamise asi meile ei sobi, et me tahame seda käsikirja ja selle kirjastamise õigusi endale. Ju nad siis äkki siis võib-olla oli isegi väike meelitus minule niimoodi, küll läbi lilleda, aga selles mõttes, et ju nad siis nägid potentsiaali selles, sest et miks nad ise tahaksid seda raamatut kirjastada, kui nad arvaksid, et see on täielik prügi ja praht. Jälle ütlesin, et ei sõbrad, sellest ma ei tagane. Ühesõnaga, selline lehmakauplemine käis, pool aastat kaotasin oma elus, sest et pool aastat kestis see protsess, anti mulle igasuguseid ilusamaid ja vähem ilusamaid lubadusi, millest kunagi kinni ei peetud. Ja lõpuks ma siis ütlesingi, et kuulge, et tšau, ma olen küllalt oma aega raisanud ja lõpuks siis oma taskust kulu ja kirjadega panin kõik kinni ja ma ei saaks rohkem rahul olla. Jah, ma maksin selle eest ise rohkem, et ma ei vandunud kellegi survel alla
et ma jäin oma põhimõtetele truuks, aga punkt 1, mul on päeva lõpuks hea meel, et ma ei hakanud kellegi diktaadi järgi kirjutama ümber teksti, millesse ma ise usun. Ja punkt 2, iga kord, kui ma olen selle raamatu kellelegi ulatanud, siis on mind saatnud selline üleolev kiitus selle kohta, et oi kui ilus see on, oi kui heast materjalist ja seda kõike ma poleks saanud siis, kui ma oleks lasknud selle võib-olla kellegi teisel kirjastada. Nii et ma suutsin jääda endale kindlaks ja ma olen selle üle väga, väga õnnelik ja rahul. Edasi minnes, võt see on nüüd üks lugu, minu vanaisa Konna lugu. Süžeeliselt oli mul seda väga raske siduda sellesse tänasesse päeva, sest et ma olen siin üldiselt, mul plaan oli alustada nagu mingi oma asjadest ja siis liikuda vaikselt nagu teiste inimeste asjadeni, aga see on kuidagi nagu väga üksik ja eraldi, nagu tal ei ole mingit loogikat siin tänases ettekandes olla, aga kui ma peaksin valima ühe ettekande, mida ma üldse teile täna teen, või ühe loo, mida ma teile täna jutustan, vot siis on just see on see, sellest ma kindlasti ei loobu. Miks? See on mulle isiklikult ilmselt kõige kallim lugu. Ja ma pean seda tausta natuke selgitama, minema oma perekonna kroonikasse. Minu vanaisa, minu armas vanaisa Ülo, kes on tänaseks, kelle jaks on tänaseks juba raugenud, ta läks kusagile sinna esivanemate juurde Tunamullu 2020. aastal ja läkski pärast pikka võitlust raske haigusega. See oli vist siis omakorda veel sealt 2020. aastast 2 aastat ettepoole 2018, kui vanaisa sai insuldi ja jäi päevapealt jäi voodihaigeks. Nagu väga raskelt ikka niimoodi, et istuli saamisega läks mõni kuu ja kõik need muud jutud sinna juurde. Ühesõnaga päevapealt elu totaalselt muutunud, kõik väga halvasti. Ja taastusravi mõttes ta siis käis väga kauge maa taha Võrust Haapsallu. Oi jumal, ma olen seda vahemikku nüüd tänu nendele sündmustele ise ka päris palju sõitnud ja see on tõesti väga tüütu pikk sõit. Ja vanaisa ka sellise invataksoga sinna aeg-ajalt siis käis ravi saamas. Ja see ravi siis peaasjalikult seisneski selles, et püüda teda siis jalule aidata, et ta vähemalt saaks kõndida. Aga need tema päevad seal Haapsalu neuroloogilises rehabilitatsioonikeskuses, väga peene nime kasutus, ei seisnenud ainult selles, et ta seal mingisugused füüsilisi harjutusi teeb, jalakest liigutab või midagi muud proovib teha, vaid tal oli ka psühholoogi vastu võtud, sest et teadupärast sellised elusündmused ja selline elu saatus on ju väga muserdav inimesele ja inimesel võib tõesti vahepeal must masendus peale tulla ja siis ta vajab sellist juhtimist ja vaimset abi. Jumal tänatud, et seal see psühholoog oli. Ka minu vanaisa sattus vahepeal musta masendusse, aga ühel hetkel ta järsku oli nagu uus poiss. Täiesti sellise noore hakkaja, tegija ellu suhtumisega. Ma mõtlesin, et mis ta ka nüüd juhtunud on, ma läksin teda vaatama, sõitsin kohale, vaatasin, et vanaisa hoopis teise näo ja teise teoga. Ja siis ma sain aru, mis oli juhtunud, sest et ta ise rääkis mulle põhimõtteliselt, mis oli juhtunud. Ja juhtunud oli see, et ta oli tol päeval külastanud psühholoogi, kes siis oli talle rääkinud ühe loo ühest konnast. Ja minu jaoks on see saanud nüüd siis minu vanaisa konnalooks. Kui ma esimest korda seda siis minu vanaisa esituses kuulsin, ma peaaegu hakkasin nutma, ma pean tunnistama, sest et mu vanaisa tolleks hetkeks kõik need haigused ja kõik need, et ta teinud hästi emotsionaalseks ja ta ise esitas seda mulle nuttes, aga ütleme, täna olen jälle selliseks kalgiks ja kivistunuks muutunud, et ma usutavasti suudan seda täna teile esitada ilma nutmata, aga see lugu oli umbes siis selline, et ühe kõrge mäe jalamil, kõrge ja järsu kaldega mäe jalamil trobikond konnasid. Trobikond konnasid, kes on võtnud nõuks saada sinna mäe tippu. Oot, miski pärast nad tahavad sinna saada. Kes ei tahaks kusagile kõrgele tundmatusse, müstilisse paika saada, jõuda, saavutada. Hakkasid siis nad sinna mäkke hüppama. Mägi nii kõrge, mägi nii suure kaldega, sugugi ei õnnestu. Kukuvad sealt ühekaupa pots alla maha. Kollektiivselt siis proovivad ja siis saavad aru, et ei ole mõtet, täiesti mõttetu, ei saa. Mis me siin nalja teeme? Lähme mujale, meil muudki teha. Aga üks konn läbi mingisuguse ime, ei teagi, ei oskagi seletada, jõudis ikkagi sinna tippu välja. Ja seal tipus siis lendas üks linnukene, tiirutas ja vaatas, et ohoo, üks konn kuidagi sõnul seletamatul moel on jõudnud siia üles.
küsime tema käest, et kuule, kulla mees, kulla konn, kuidas sina siia said? Mis sa tegid? Laskus siis selle konna juurde see linnuke ja küsis, kulla konn, kuidas sina siia jõudsid? Sõbrad sul ammu sealt mäe jalamiltki läinud. Küsis, konn ei vastanud. Küsis uuesti, konn ikka ei vastanud. Küsis ja siis sai aru, et see konn oli kurt. Ta lihtsalt ei kuulnud seda, et teised ütlesid, et see on võimatu, see on mõttetu, lähme ära. Ja nii see konn jõudiski sinna tippu. Ja see oli minu vanaisale väga inspireeriv. Ta ei saanud kõndima oma elupäevade lõpuni. Talle tuli teine raske tervisehäda, ta jaks rauges, aga oma elupäevade lõpuni ta seda lugu endale pidevalt meenutades iga päev püüdis, treenis. Ta tõesti oli nagu noor sportlane, kes pürgib olümpiale ja ütles kogu aeg, et vaata Mart, et homme ma teen 2 sammu ise. Neid samme kunagi ei tulnud, aga vähemalt ta oli ei-ütlejatele kurt, sealhulgas kõige olulisemana oma sees istuvale ei-ütlejale, sest sageli oleme me ju enda kõige suuremad mahasurujad ise, eks ole. Et alati ei peagi see selline negatiivne impulss tulema kuskilt väljaspoolt. Aga okei, väga morbiidseks kiskus see minu jutt, ma lähen nüüd natukene rõõmsamate toonidega edasi. Kui ma suudan seda slaidi vahetada, vast suudan. Ahaa, jah, ole iseenda suurim liitlane on minu järgmine sõnum ja see on lugu sellest, kuidas ma nüüd hakkasin seda podcasti nimega Tippvorm tegema. No, ma enne ütlesin, et ma olen elupõline suur spordifänn ja tegelikult mul see idee sellest podcastist, mille ma siis sünnitasin tänavu suvel, oli vist juunikuus, mul oli aastaid varem juba valmis. Lihtsalt kuna mul parasjagu, toona, kui see idee tekkis aastaid tagasi, polnud aega seda suurt ettevõtmist, see tõesti, ta ikkagi nõuab tegemist, see ei ole päris niisama, et võtan mikri ette ja lähemegi, kui sa tahad seda ikkagi hästi teha, siis sa pead valmistuma saateks, lugema oma saate külalise kohta ja nii edasi. Jah, see ei ole naljaasi. Aga toona tõesti ei olnud aega. Ei olnud aega, ma tegelesin oma nende raamatute kirjutamisega, oli muid asju ja ühesõnaga nii need aastad möödusid. Mingisugune salasoov ja unistus jäi, aga aastad möödusid. No ja ühel hetkel nüüd siis tänavu mul vabanes natuke aega ja ma mõtlesin, et äkki nüüd oleks siis paras aeg see podcast ära teha. Samas tagantjärele siis väga rumalal moel hakkasin ma nagu justkui ise ennast ümber veenma. Ma mõtlesin, et Mart, et aastal 2017-18, kui sa võib-olla selle idee peale tulid, et toona oli tõesti niimoodi, et podcast oli midagi sellist, et vau, kui äge. Täna on juba niimoodi, et see on küll nüüd naljaga pooleks öelduna, aga terake tõtt sellest siiski on, et kui sul ei ole oma podcasti, et siis sa oled ikkagi viimane loll, eks ole. Et täna neid podcasti juba igal ühel. Et tõesti, vaatad 100 sorti, on häid, on halb, on keskmisi. Ja ma mõtlesingi siis, et ma ei tea, kas on nüüd vaja siia järjekordselt mingit intervjuusarja, kas on vaja mingit järjekordset spordipodcasti. Sellise stiilis argumendid nagu käisid minu peast läbi, mõtlesin, et ikka vist ei maksa. Aga jumal tänatud, miskipärast ma ikkagi lükkasin need argumendid kõrvale, võtsin selle julguse kokku ja tegin ära. Ja ei kahetse ausalt öeldes. Kuigi ma pole absoluutselt maailma parim podcasti tegija, ma ka kokutan seal teinekord ja küsin lolle küsimusi, nagu spordireporterid ikka, eks ole. Aga vähemalt ma tunnen, et ma olen midagi ära teinud, mida ma olen tahtnud teha ja ma arvan, et see ongi peamine. Et tegu tehtud ja elus on ikkagi niimoodi, et kahetseda tasub asju, mida sa jätsid tegemata, mitte neid asju, mida sa tegid. Nii, mul on veel 2 lugu jäänud, ma tean, et minu aeg hakkab vaikselt siin laval lõppema, aga ma püüan need siiski ette kanda ajaraamidesse jäädes. Siin slaidil, ta on küll nagu tumedalt seal näha, aga seal slaidil on just nimelt see Eesti hetkel veel valitseva jalgpallimeistri Levadia kapten Brent Lepistu. Tema käis nüüd mul viimases saates ja tõesti oli inspireeriv vestlus. Meil on siin täna inspiratsioonikonverents ja minu jaoks oli see vestlus Brent Lepistuga väga inspireeriv. Miks? Ta tõi välja 2 väga fantastilist ja vapustavat episoodi oma elust. Neist esimene ulatus tagasi tema noorusaega, kui ta oli juba mõistnud, et jah, tema unistus on saada professionaalseks jalgpalluriks. Ta oli tõesti noor, lootustandev, peadtõstev jalgpallur, Eesti noortekoondistes mänginud,
äsja just Eesti suurtele jalgpalliklubidele silma jäänud ja nii edasi, tuli mingisugustelt noorteturniirilt tagasi, kus tal oli jällegi väga hästi läinud, oli säranud, oli mingid auhindu saanud ja järsku tundis, et pagan, et jalg on maru valus. No jalgpalluritel ikka on jalad valusad aegalt, eks ole, et noh, nagu, kus see siin uudis on, eks ole. Aga see valu ei taandunud, läks tohtri juurde. Ja tohter siis avastas, et kuule, noormees, sul on jalas kasvaja. Ja ütles, et võt, see on nüüd selline asi, et Brent, et jalgpallurit sinust ei saa enam kunagi. Et me peame siin tegema sellise operatsiooni, mis enam selle jalaga palli taguda ei võimalda. Ja kutad ette, et sa oled just aru saanud, mis on sinu elu kutsumus, mis on sinu suurim unistus siin elus. Sa oled selle tee, tõsi, alguses, aga sa oled juba selle tee peal. Ja siis sulle öeldakse, et sorry mees, unusta need mõtted ära. Ja ta langeski musta masendusse, vandus tuld ja tõrva, aga ta ei jätnud seda sinna paika. Ta ei jätnud seda sinna paika, sest tõesti see oli tema elukutsumus ja oma elukutsumust ei jäeta niisama sinna paika. Ja ta käis siis mööda Eestit erinevate tohtrite juures ja kuni ta lõpuks jõudis sellise meedikute satsi ja tiimini, kes nägi tema kaasuses sellist väikestki lootuskiirt, kes oli nõus temaga tegelema põhimõttel, et katsume su jalule putitada, mitte ei tee sulle lihtsalt sellist operatsiooni, mis põhimõtteliselt jätab jalakäijaks. Ja see tehti ära ja täna, jumala eest, ma olen juba öelnud, et ta on Eesti valitseva jalgpallimeistri kapten, ta on mänginud Eesti koondises, teinud seda teist ja kolmandat. Väga muljet avaldav, kuidas mees keeldus alla andmast. Teine asi, võib-olla isegi veelgi muljet avaldavam, olukorras, kus ta oli juba Eesti koondises, oli juba Eesti suure klubi FC Flora üks paremaid mängijaid, ta kutsuti sõjaväkke. Okei, noor poiss, tal ei olnud midagi füüsilist viga, ta teadis, et see tuleb, see Eesti kaitseväe kohustus, aga oli jutt ja oli kokkulepe ametivõimudega ja organitega, et ta saab sinna niinimetatud spordiroodu 2,5 kuud. Ja siis, kui jõudis see kaitseväkke mineku aeg kätte, öeldi, et kuule, Brent, jällegi, sorry, sa pead ikkagi tegema selle 11 kuud läbi. Lihtsalt sellepärast, et mingi ametnik oli õigel ajal unustanud mingisuguse formulari täita ja ära saata. Eks ole? No mõelge ise, te olete just teinud oma esimesed sammud koondises, teil on mingisugused välisklubid on ukse taga, kes tahavad sinu teeneid palgata, ja siis sulle öeldakse, et terveks aastaks lähed sa Võrru Kuperjanovi pataljoni. No, ajab ju närvi, eks ole. Vend vihastaski, põhimõtteliselt tema päevad seal kaitseväes algasid vandumisega, lõppesid vandumisega, kuni ühel hetkel ta sai aru. Brent, siin ma olen, ma ei saa enam mitte midagi muuta. Mul ei ole mõtet, sellest pole mitte mingit kasu, kui ma siin vannun ja sajatan. Ja ta päevapealt muutus, tegi kardinaalse pöörde, kannapöörde, ta sai ise kõige eeskujulikumaks ajateenijaks seal, ta sai lõpuks sai drillseersandiks, ta hoole alla tulid need uued kaitseväeteenistuse tulijad. Ta väga innustunult rääkis mulle sellest, kuidas ta suutis, nagu öeldakse, need tänapäeva need lödipüksid ja lumehelbekesed suutis panna nagu tõsisteks meesteks kasvatada ja seal temas kasvaski Brendist, kasvas siis liider. Tänaseks ongi tegemist siis FC Flora endise kapteni ja Levadia kapteniga ja jalgpallitiimi kapteniks ei saada ka lihtsalt niisama, vaid treeneri peabki sust nägema mingist ainest, mingit liidriomadusi, mingit juhtimiskvaliteeti. Nii et musta masendusse sattumine kaitseväes, pagan, ma pidin olema siin 2,5 kuud, aga pidin olema 11 kuud. See tegi Brent Lepistust selle, kes ta täna on. Mul jääb viimane lugu rääkimata, see oli lugu minu ja Saskia Alusalu ilmutustest jutumärkides, aga see jääb mõneks teiseks korraks. Palun vabandust, et ma läksin natuke üle aja.